plastkarpi ja ma küsisin, sa võiksid üles võtta. Ei võta. No ma küsin, kas sa oled siis üks meie väike pätt kohe või? Ei ole. Ja ma arvan, et see ots viib siin ikka sinna koju, kus on ema, kus on isa ja võiks ju seletada lapsele ära, mis on hea ja õige, mis on vale ja väär. Nii et head vaatajad, kõik see, mis on meie ümber, algab meie kodus tegelikult. Ja tervikuna linn on meie kodu. Nii, kuidas meie olukord on siin stuudios, ega mul täpset informatsiooni ei ole, kas miski veel üldse kusagil töötab. Ma väga loodan, et meie tehniline personal saab selle probleemiga, kui ta ikka veel on olemas, hakkama, aga me läheme tasapisi oma saatega edasi, sest teemasid on meil piisavalt. Linn ei ole valmis. Härra linnapea, eelmine saade lõppes teie ettevaatega aprillikuusse ja ettevaade on alati selline, no natukene kahtlane asi, ega me ei tea, kas täpselt nii läheb. Selle vastu seda tagantjärgi vaatamist, seda peetakse lausa täppisteaduseks. Tagantjärgi tarkus on täppisteadus. Ja vaatame siis natukene täppisteaduslikult tagasi aprilli peale, mis sai tehtud, mis jäi pooleli, mis oli ootamatut ja võib-olla kõige tähtsam, mis jäi siia südame peale kripeldama natukene. Kõik ei saa olla valmis. No ma ütlen, mis kripeldama jäi heas tähenduses ja tõepoolest täppisteadusliku täpsusega, nimelt aprillikuu jooksul sündis Tallinnas juurde 495 ilmakodanikku, vabandust, ma rääkisin märtsikuust. 495 ilmakodanikku, see tähendab Tallinn kasvab. Peaaegu 500. Iive on positiivne, nii, ja iive on positiivne ja see tähendab seda, et me oleme ikkagi kasvavas linnas ja linnas, mille elanikud tahavad endale järeltulijaid, see on igal juhul hea. Nüüd, kui rääkida sellest, mis Tallinna linnavalitsuse jaoks oli eelmise kuu sellised tähtsamad sündmused, siis ma alustaks sellest, et kõrghoonete teema planeering sai valmis. See on väga raskelt tulnud dokument. See on väga suurte vaidlustega sündinud, sest et see, kuhu tohib ehitada, kuhu ei tohi kõrghooneid ehitada, missugune see nende kõrgus peaks olema. Nüüd volikogu vaidleb maikuus neid asju edasi, aga linnavalitsuses on see dokument valmis ja üle antud. Ma ütleks, mida kõik teavad, on Maakri tänava piirkond. Siin taga on meil kohe meie terve linna panoraam. Näete, siin on siis kõik need hooned üksteise kõrval peal, isegi meie hoone natuke paistab. No öelge, kus on nüüd siis nii visuaalselt see piirkond, kuhu võib teie arvates ja kuhu kindlasti nagu ei tohiks? Ütleme niimoodi, linnavalitsuse arhitektid, need piirkonnad töötasid välja ja no neid on uuritud juba pikki aegu veel Dmitri Brunsi aegadest alates seda, et kesklinnas siin Maakri tänava ja Olümpia, Stockmanni kaubamaja, seda, et siin selline kõrghoonete piirkond, seda teavad inimesed küll. Aga ma nimetaks 2 uut piirkonda, mis võib-olla on natuke üllatavad. Üks on Sitsi tänava piirkond, see on siis Kopli ja Sõle tänavate vahelisel alal. Sinna tuleb Tallinna ja Eesti ja ma arvan, et üldse Põhjamaad üks kõrgemaid hooneid 210 meetrit, 62 korrust. Dolaram Grupp hakkab kuidas selle vana normiga jääb, et mitte miski Tallinnas ei tohi olla kõrgem kui olevis tegelikult on? No ega sellist normi ei ole kunagi olnud. Traditsioon. Ma ütleks, traditsioon on hoopis teine. Traditsioon on selline, et tallinlased julgesid ka keskajal ehitada Euroopa kõige kõrgema hoone ja miks neil nüüd peaks siis julgust vähem olema? Kas see 200 meetrit tuleb kõige kõrgem Euroopas vast võib-olla? Ei, Euroopas kindlasti mitte, aga Põhja-Euroopas ta võib küll olla kõige kõrgemate hulgast. Ja 3. piirkond, mida ma veel nimetaks, on Lasnamäel, on seesama Tallink City, ka Põhjamaad üks suurimaid meelelahutuskeskusi, suusahüppe, mägi ja
suusatunnel ja nii edasi, selline suur talvise lõbustuse koht, kus ka suvel klaasi taga võib tegeleda talispordi ja eriti suusaspordiga, samuti kõrghoonete piirkond, nii et Tallinnas rida niisuguseid piirkondi määratleti ära ja ma hakkasin sellest rääkima kõigepealt, et kuna selle ümber ilmselt vaidlusi on olnud ja neid vaidlusi tuleb veel, aga ma nimetaks veel mõned möödunud kuu põhilised sündmused. Kristiine linnaosas pandi nurgakivi uuele ujulale ja novembriks peaks see ka valmis saama, see on üldse selle piirkonna esimene ujula, mida on ammu oodatud ja see tuleb Audentese kompleksi edasi. Järvel sai valmis hooldusravi haigla uus osakond, 30 kohta, mis peaks olema ka oluline. Siis purskkaevude hooaeg hakkas peale, Harju tänaval avati, Kadriorus avati purskkaev ja mis võiks ka olla linnarahvale huvitav on see, et Sõpruse kino juurde algas uue purskkaevu projekteerimine. Me ühes saates rääkime sellest, et Tallinnas on, isegi mul oli üllatus, päris palju purskkaevusid juba. Ja, neid ongi palju ja neid tuleb veel juurde ja nad peaksid linna inimesi rõõmustama. Ma lisaks siia veel juurde remonttööd. Asfaltitehased hakkasid nüüd tööle, see tähendab, et remonttööd tänavatel on ikka väga oluliselt laienenud. Ma käisin täna Pae tänava ehitustöid vaatama. See oli linna üks kõige õnnetumas seisus olev tänav ja ta saab nüüd kuskil juulikuuks korda. Kusjuures siin on veel üks huvitav moment. Kui me tegime esimesed hanked selle tänava ehituseks, siis arvestati, et ta läheb maksma meile 55 miljonit. Aga nüüd näete selle majanduskriisi ajal, kui ehitussinnad kukkuvad, siis me saame ehitada, ütleme, odavamalt ja märksa rohkem ja praegu selle Pae tänava remont läheb meil maksma 34 miljonit. Aga tulemus on sama siis? Tulemus peaks olema sama, aga kuna inimesed tahavad tööd, kuna ehitusfirmad tahavad tööd, siis me võime selle ikkagi odavamalt kätte saada ja see muidugi tuleb kasuks. Ja üks asi, mida ma teile veel juurde nimetaksin, on see, et ikkagi sel kuul toimusid mitmed üritused seoses Rahvarinde loomise 20. aastapäeva tähistamisega uuele tänavale. Maja number 28 sai pandud väike tagasihoidlik mälestustahvel. See oli see maja, mille katusekambris omal ajal käis koos Rahvarinde staap, või Rahvarinde esimene eestseisus, mis on nagu juba legendaarseks muutunud. Nii et tegelikult see aprillikuu oli ikka üsna tihedalt tööd täis ja ma arvan, et need asjad, millest me rääkisime kuu aega tagasi, ikka enamuses on tehtud. Kas miski jäi kripeldama ka siia? Paljud asjad on ka niisugused, mis võtavad rohkem aega, kui me tahaks. Ega tegelikult kui ma räägin nüüd järgmisest kuust ette, siis ma hakkan rääkima ka Vabaduse väljaku rekonstrueerimisest. Me oleme paar nädalat graafikust maas. Muide ka Vabadussõja võidusamba ehitus on mõni nädal graafikust maas, aga ega niisugused asjad võtavad alati rohkem aega, kui tahaks ja planeerida. Nii, selle heakorra teema lõpuks, mis tegelikult läks, näete, mitte ainult heakorra peale, aga juba Tallinna arenduse peale, kuhu kerkivad uued kõrged rajoonid, ma siiski tuletan meelde need 2 tähtsat numbrit meie vaatajatele. Kui te näete, kusagil on keegi, kes paneb prügi maha sinna, kuhu kindlasti ei tohi panna. Need numbrid on 1345, see on üks number, ja teine number 14410. 14410. Nii et telefon olemas ja saame siis teada, kes on need meie kangelased, kes meie enda kodu reostavad. Praegu aga, kuna ega te ise ennast nii väga kriitiliselt ei taha vaadata, siin see kripeldamisosa jäi natuke väikseks võib-olla, aga siis selle vastu on meil nüüd siin stuudios ka rohtu. Nagu ma aru sain, kõik meie tehnika töötab laitmatult ja anname sõna neile, kelle amet lihtsalt kohustab neid olema kriitiline ja need inimesed on Tallinna volikogu opositsioon. Kuulame, kas nende kriitika on ka õigustatud.